ja mina endiselt nimi Peeter ja olen jälle jutumehe rollis. Soovin kõigile edu. Täna on võistlustules siin väga erinevad mehed. On klassikalised jõutõstjad, on meil klassikalised. Raimo Rüütel alustab ja Marko Traks on siis teisena valmis, tuleb siia, see, kes on valmis panna, tuleb kohe siia valmis endale. Et kõigepealt teeme ühe ringi ära, siis tuleb teine ring. Saate puhata vahepeal, aga Marko Traks, ole hea, tule ka siia. Ma olen valmis seal. Järgi võib minna, kukkuda nagu peakohtunik ütleb ja seal, kuhu maandub, kohtunik jälgib, kuhu maandub, siis sealt tagumisest servast läheb ka järgmine ülepea heide. Ja mõõdetakse ära siis distants, et kes siis kaugemale heidab, see on siis tugevam. Ja, võid alustada. Kivi peab olema ennem siis käest lahti, kui ülejoone astutakse. Nii, tulemus on siit fikseeritud ja sinna siis kohtunik näitab, kus kohast võistleja paneb oma jalad, kannad. Ja nüüd siis ülepea heide, kus siis mille mõõdab. Ja mõõdetakse ära siis tulemus kivi servast, tagumisest servast nagu kuulitõukes, jääb ilusti suur auk maha sisse, on hea mõõta. Teinud rammumeest, teinud jõutõstmist, lamadest surumises, teinud siin noorte maailma rekordeid. Teeb esimese katse, tulemus siit kirjas. Ja pärast Markot on siis Richards valmis kohe. Ja peale seda, kui meie Läti kolleeg on ära võistlenud, siis me kaks täna Läti võistlejad koha peal siin samas Kambja vallapargis võistlemas tiitlile siis Kambja Karu. Richards on 19-aastane noor Läti vägilane, 1,94 m, 110 kilo, Riiast kohale tulnud 2 Riia meestena võistlemas meil siin. Ja loomulikult, kes on pealtvaatajad tulnud, et elame kaasa ka meie lõunanaabritele, et siis mehed on juba palgas võistlenud Evika rammumeeste sarjas. Noored mehed on tulnud kaasa lööma rammumeeste sarjale ja tahatel võistlustel nii rammumees kui ka jõutõstmises ja lamades surumine üks tugevamaid trumpalasid mehel. Siin üle 220 kilogrammi surunud ja 230. No tavainimese jaoks on 200 juba 100 kilo suur raskus, üle 200 juba ulmeline. Nii et 230 kilo mees rinnad surunud, nüüd ainult 16-kilone kivi käes, et see peaks lendama kaugele kaarega. Tulemus on ette teada. Opa ja siit tuli ilus heide. Siit tuli lausa meeter rohkem kui võrreldes teiste meestega. Peale Kaidot võistlustules siis on Läti võistleja jälle Maris Riegelis, 22 aastane, 2 Läti meest on 19-22 aastat vanad. Nii, ja siit tuli ka üle pea korralik heide. Kaido proua ikkas kaasa, et pead ka tööle, aga Kaido jalgu väga rakendanud siin, läks rohkem üle peaga. Võistlustel, aga päris terav heide oli siit ettepoole ja nüüd on vaja üle pea heita. Tulemus on tegelikult ette teada juba teiste meestega võrreldes. Meestel siis 2 katset teevad ühe ringi ära ja seejärel tuleb siis teine ring veel, et võimalus oma seda sooritust parandada. Ja täna 5 võistlusala plaanis. Vaat see tuli hea, aplausi väärt heide.
ülepea heitega võitis mees siit kohe tagasi. Oma natuke võib-olla mitte nii hea. Liidon Mürgimäe on järgmine. Ja 7. Kaido Kuusik. Väga ilus heide. Ettepoole jalgade vahelt. Liiga meil klassikatõiste taustaga mees täna ja nemad teevad ka heitealasid ja plahvatuslik jõud on klassikalisi tõstajate meestel alati väga hea. Teravust on ja see ala kivijänd kindlasti klassikameestele sobib hästi. Ja siit tuleb suur kaar, kõvasti teistest rohkem, nii et teeme kõva aplausi. Nii vähe, kui ta rahvast siin on. Sai teise koha. Võid alustada, kui oled valmis. Meistrivõistlusel teise koha saanud ja on suuri raskusi tõstnud, et jõutõstmine on siis see, kus tuleb teha siis jõutõmme, labadest surumine ja kükkkangiga. Klassikaline tõstmine on siis see, kes muidu ei tea, siis vanasti Jaan Talts ja praegu meil Seim, kõva tõstja. Et kangiga on siis rebimine ja tõukamine, sellised tõsteviisid. Kaido on esimene heide tehtud, kohe tuleb üle pea heide. Nii, ja teistega suhteliselt sinna samasse kohta, et nüüd on sentimeetrite küsimus siin. On auku siit juba mitmeid siin muru sees. Ja klassika tõstmist siin ka vedanud ja teinud. Nii, esimene heide tehtud. Natuke libises käest ära tundus see kivi. Kui ma ise enne proovisin, siis mul ka natuke libises käest ära. Et aga tuleb kindla peale teha ja rahvas võib kaasa elada, väiksed lapsed ka, kes te olete siin, et elage kaasa. Ja ärge kaugele minge, et meil on ka teie jaoks paar võistlusalasid. Nii. Teeme aplausi Reole. Nii vaikne aplaus. Tuul viib selle aplausi minema, tuul on sinna poole, ma ei kuulegi aplausi. 135 kilo. Kaido Kuusik oli ka 135 kilo, aga natuke lühem temast. Peale Romekit siis Mattias Viljamaa ja 11. Priit Madison. Nii, väga hea terav heide oli. Ja siit tuli kindlasti väike pool meetrikest lisa, aga siin mõned mehed on veel kaugemale saanud. Et nüüd tuleks siit võtta veel üks tugev heide üle pea. Kohtunikud abimehed ka, et pihta ei saa. Ja tuli korralik tulemus, kuid kohe saame teada, kas sellest piisab, et päeva parim tulemus teha. 15.95. Nii et teine tulemus meil, esimene tulemus ongi 18 meetri peal endiselt. 10. siis Mattias ja 11. Priit ning siis alustame uuesti teise ringiga. Ja Raimo on siis esimene uuesti jälle, kes saab teise katse. Ja Mattias võid alustada. Ja publik, kes siia kohale on tulnud, et võite sotsiaalmeedias jagada juba, et olete kohale tulnud Kambja vallamaja taha. Ja Eviko Ramumeeste sari on käimas täie hooga, 5. etapp. Ja täna siin selgitakse välja Kambja karu. Et need, kes siin ilusti kaasa elavad lõpuni, siis kindlasti saate selle Kambja karu 2017 tiitli omanikuga ka koos pildi peale. 5 etappi, 8 etappi meil kokku on, 4 etappi selja taga ja Romek Velt on see mees, kes tegelikult praegu siis juhtimas seda sarja. Aga nüüd teeb Mattias korraliku ülepea heite, võitis siit kindlasti sentimeetrit tagasi. Mattias ja Romek on siin kõvasti poodiumil käinud juba 11 võidu ja tulevad täna siia ka. Tõmbas siin suurt traktorit, kõige väiksem mees, ainuke mees, kes jälle alla 100 kilo, aga vedas ka seal päris mitu meetrit seda suurt 10-tonnist traktorit põlvas. Nii, esimene ettepoole heide tehtud ja Priidul siis 87 kilo kaalu kõigest ja
1,68 mehel pikkust, nii et ei ole midagi, et siin alla 100-kilosed mehed ei saa võistelda, saavad väga hästi. Nii, ja ülepeaheide ka. Et ülepeaheite siin on vaja kindlasti saada need jalad ilusti töösse, et kogu keha ikka seda raskust heidab. 10,28 on Priidu tulemus ja Raimo Rüütel alustab siis teise ringiga. 26 august. Aga et antud rahumeeste sari toimuda saaks, siis on alati õla alla panna toet. Kas Valgamaa vägilane, Maarahva vägilane on võimalik saada ka mõni särk. Kelle huvi on, saate proovida siin telgi all, anda märku sellest. Kohe Baltairi firma poolt välja pandud ilusad rehvid siin. Nii, elame kaasa. Mehel kõigest kaalu ainult 87 kilo, 1,68 pikkust. Kõige väiksem mees täna üksi 300 kilogrammise rehviga siin võitlemas. Kohe saab pool distantsi läbi. Elame kaasa, plaksutame. Teil on vaja ainult plaksutada natukene, tema peab seda rehvi kantima. Läheb, Priit, väga hästi läheb. Üle poole juba tehtud. 90 sekundit kontrolliaeg. Baltair on pannud ikka suure rehvi. Vastenias mehed tegid 14 korda ja tehti ajalugu sellega. Nii, ja üks kordus on veel jäänud, üks kordus veel. Ja siis läheb aeg kinni. Nii, tehtud. Nii, Richards on siin minu kõrval. Ja Vile kõlas. Ja elame nüüd kaasa, nüüd on lappi. Nii, ja nüüd tuleb siis esimene kord. Elame kaasa. Läti versus Eesti. Läheb hästi. 3 kordust. Ja nüüd on pool tehtud. 4. Läheb väga hästi läheb. Läti lõunanaaber on natukene eespool. Ja kõik. Richardsi aeg 36,92. Ville kõlas. Võistlejad alustavad, elame kaasa. Marko läheb väga hästi tempokalt. Ja 4. Ja nüüd 4 korda tagasi, ruttu. Kes nüüd ennem jõuab? 5 kordust Markol. 6 kordust. Nii, 7. ja 1 kordus veel. Ja Marko lõpetas, Kaido Kuusik võttis lõpus juba järgi. Ja kohe saame teada ka aja. Võib külge panna võistleja, esimene kord lükatakse siis lappi see raskus ja siis hakkab see lugemine pihta. Nii, 1 kordus Raimol kirjas. Hästi läheb, ergutame. 2. Läheb. 3 kordust. Kohe saab läbi 4 kordust Raimol tehtud. Nii. 5 kordust. Aeg on ette teada, 33.03 on parim praegu. 6. 7 ja veel üks viimane, Raimo. Väga hea. Siit tuleb hea aeg. Nii, ja ergutame lõunanaabrid ka, kes on kohe jõudmas veel lõppu. Nii, Raimo Rüüt ütles, et eelmine ta vahest pidi 14 kordust tegema, mis see siis 8 kordust ära teha, peaaegu poole vähem. Nii, Ville kõlas ja ergutame nüüd. Maailma mehed olid ka eelmine nädala võistlus tules. Pool kordust Kaidol. Romek on juba poole peal, läks Kaido. Pool distantsi läbi.
Romek läheb juba tagasi teel. Kaidol 5 kordust. 6 kordust. Ja läheb Kaido. 7 ja viimane. Nii. Aitab. 8 kordust. Romek tahtis telki minna koos rehviga. Sees sellest kivijännist, kui nüüd rehvi kantimine. Nii. Vile on kõnenud. Ja 1 kordus Matjasel tehtud. Ergutame. Need on esimese ala 2 paremat. 2 kordust Matjas. 3 kordust. 4 kordust Matjasel tehtud. Matjas tuleb tagasi. Ja Liidon pole väga palju maha jäänud. 5 kordust. 6 kordust Matjasel tehtud. 7 kordust. Matjasel 1 kordus veel. Kas suudab ka siit päeva parima aja tuua? Ei tea veel. Ja Liidon ka lõpetab kohe. Niimoodi. Esimese ala 2 paremat on lõpetanud. Kohe saame teada, millised on tulemused. Matjase tulemus 31-21 ja Liidon. Ruttu sinna ja ruttu tagasi. Mitte midagi keerulist. Ja seal peab jalaga vähemalt Mati ära puutuma. Ja Priit alustas. Ja ergutame Priitu. Pinnas on pehme. Elame kaasa Priidule. 220 kilo kätte otsas. Ja natuke veel üle joone vaja. Läheb natukene veel viimane meeter ja nüüd on aeg. Nii. Pile kõlas. Elame kaasa. Elame 220 kilo kätte otsas. Jälle Eesti ja Läti ja Rissard saab natuke näitab poole, kas jõuab natuke ennem kui Riho. Aga tasada ära, ei. Jesjo üle joone. Süda nada, jesjo. Ja nüüd alles on aeg. Et tuleb raskus üle joone ikka kanda. Oli tõsine andmine, aga nüüd ei teagi, mis lõpuks sai. Ja Vile kõlas ja läks. Maris läheb Kaidole eest ära. Jalg on vaja ära puutuda olemas. Jah, jõudis üle joone ja tagasi. Davai. Ergutame. Maris teeb teist korda seda sama ala läbi juba. Nii, ja tema lõpetas. Ja Kaido Kuusik on ka üle joone. Nüüd kannavad mehed ilusti raskuse üle joone, et ei läheks enam aega kaduma, nagu siin eelmistel võistlejatel läks. Vaadata kohe ja saab protestid rahuldada. Võistlejad valmis ja ergutame nüüd. Väga võrdselt lähevad Marko ja Liidon. Jalg ilusti Mati peal on olemas ja nüüd tagasi 220 kilo kätte otsas. Marko Traks on teinud küll väikse pausu vahepeal siin võistlustest, kuid tundub, et on endiselt väga hea soos ja Marko lõpetab ja Liidon ka lõpetab. Nii et kohe saame teada, kas tulevad siit ka parimad ajad, sest raskus väga suur ei ole. Mehed, kes on kõvasti trenni teinud, harjutanud. Vile kõlas, Kaido ja Raimo alustavad võistlemist. On vaja saada jalg ilusti sinna joone peale, ergutame. 220 kilo endiselt kätte otsas. Kambevaruga oleme siin võistlemas. Kambevaru tiitlile ja tegemist Eediku rahumeistersarja 5. etapiga. Kui nüüd Kaido sirge krambikese jõuab enne, kui jõuab Raimo. Ja
kohe saame kirja ka ajad, mis täpselt näitab kohtuniku stopper. Lõkkeplatsi pool, Mattias minu pool ääres. Ville kõlas. Romet on natukene eespool, Mattias tuleb ka kohe järgi. Väga väiksed vahed, Romet paneb tempot juurde, sest ajad on ette teada, midagi oodata ei ole. Ja Mattias lõpetab ka, kohe saame teada, kas siit tulevad ka päeva parimad tulemused. Tempo oli küll väga kiire. Klassikalises jõutõstmises, kus ei kasutata neid trikoosid, saavutas teise koha. Nii et mehed on kokku puutunud selle jõutõstmisega rohkem. Ja täna on väga hea vaadata, on rammumehe alategijaid, on jõutõstjaid, on klassikatõstjaid. Et saame vaadata, kuidas kellegi need alad sobivad, vaid siiski ennekõike on vaja näidata siin sisu, et oleks meest ennast. Ja tuleb kannatada, see on selline kannatamise ala. Ja 30 sekundit on hoitud. 40 sekundit on see piir täna, üle 40 kindlasti hoidma. 38 sekundit on kulunud. 40 on eest, tagant tuli eelis väike on. Ja 45 sekundit. Väga hästi läheb Kaidal ja nüüd on aeg. 47-88. Väga hea tulemus, hetkel parim tulemus. Nii, ja hüdropressid tuleb tagant telgis kommentaar. Et mees nagu tõstuk, nüüd on vaja hoida 21 kilogrammi siin ees sirgetel kätel. Marko on mõistanud nii jõutõstmises, lamades surumises väga kõrgel tasemel maailma tipus. Ja teinud noorte ja juunioride maailma rekordeid. Võru mees ja teinud ka rammumeest aastaid. Täna mees nüüd mõned aastad natukene pausi pidanud. Kuid kuna loodus on mehele andnud, siis tuleb teeb sellise kergema võistluse korras ikkagi kaasa. Täna raskused kergemad. Jaani Eel siin. Rahulikult minut. 40 sekundit on kulunud. Marko täna kõige raskem mees ka, pea 150 kilo mehel kaalu. 45 sekundit on kulunud. Hoia veel. 50 ja nüüd on aeg. 51-11. Tuli. Marko lõi tulemuse, Kaido Kuusiku tulemuse üle. Mattias ja Romet. Kohe saame näha, kuidas me siis lõunanaabril läheb. Mees, kes tegi kohvreid 2 korda. Ja publik käed taskust välja, oleme kaasa, erutame ka meie lõunanaabrid. Mees, tema esitavad 5 korda võistlevad, siis see mees võistleb täna 6 korda. 25 sekundit on kulunud. More. You can do it. More. 30 sekundit on kulunud. Hold. Ergutame rahvas lõunaabri, et ta tuleks ikka võistlema. Kui sa oled tulnud teisest riigist, keelest aru ei saa, on ju raske aru saada, mida räägitakse, et aplodeerimine, kaasaelamine kindlasti see, millest kõik võistlejad saavad aru ja võistleja soovib 50 sekundit. Väga hästi, väike mees täna 380 kilo oli neil kaalu. Ja kas tuleb? Ei tulnud minutit ära. 58-60. Parim tulemus. Järgmisena Raimo ja Kaido sirge. Meestel on siin väiksed ühepunktised vahed, kes järjest tulevad. Nüüd on ka meil klassikatõste taustaga mees. Ja nagu ütlesin, esimesel ajal heitis kivi 2 heitega siis üle 18 meetri. Ja järgmine mees oli siis 16 meetri alguses ja siis tulid juba 15 meetriga. Nii et tegelikult tegi väga hea tulemuse kivi jännis. Redikantimine ja kohvrid läks natukene tagasihoidlikumad, aga samamoodi oli esimeste paremate meeste seas. Ja 35 sekundit on kulunud. On ette teada, vähemalt 50 sekundit tuleks hoida, et siis oleks kindlasti heas konkurentsis ka täna. Kuid loomulikult iga sekund, mis sealt juurde tuleb, 45 sekundit on läinud, jõuad nüüd on. Väga hästi läheb, väga hästi. 50 on täis, kannata nüüd, kannata.
no lihtne on ju öelda. 53-0-0. Sellepärast ma võtsingi jutumehe rolli. Nii hea on muudkui ütle oma õlu. Ja Raimo poeg lõpetasin just äsja võistlemise vahealana ja nüüd Raimo siin jätkab ise 4. võistlusalana. Raimo juba mitmed aastad käinud ka Rahvameeste sarjades kaasa võistlenud ja kaasa löönud mees Läänemaalt pärit. Diagonaalis oli Eesti jälle tund võistlema. Käis mõned päevad tagasi siin Vasselinas. Nüüd on Kambias. Ja Rahvameeste sarjas punkte kogumas ja samamoodi kokkuvõttes esiotsa meestega konkureerimas hästi. 30 sekundit on läinud Raimol. Läheb hästi, Raimo, kannad ära. 35 sekundit, sa tead, et tulemused on ees. 45 vähemalt oleks vaja hoida. Kergutame nüüd, läheb raskeks, kergutame. 45 sekundit. Nii, 45-89. 45-89. Kaido Sirge järgmine. Mattias Viljamaa on 5 võistlusala võisteldud ja saame teada, kes on Kambja Karu 2017. Kaido alustas. Kaido võtab natukene teistmoodi tunni endale kätte. Viis sekundit kulunud. 20 sekundit. Kaido on juba ajad ette teada, 2 meest on temalt järgi tulemas kohe. 58 sekundit on parim tulemus praegu. Minut peaks kindlasti ära hoidma, siis oleks praegu hetkel parim tulemus, aga 2 meest teda, kas nemad hoiavad seda minutit või rohkem, seega tuleb panna ikkagi siin praegu maksimum välja, 45 sekundit on kulunud, nüüd läheb raskeks, ergutame nüüd Kaidot, et kannataks ära selle viimase lõppu, 50 sekundit täis, läheb, Kaido läheb, 55 sekundit, nii Kaido väriseb ka, kas suudab ära hoida selle, minut on täis ja grammikene tuleb veel peale, no küll Kaido värisest oli puhas töövõit praegu, 1-0-3-0-6. Ta on igati aplausi ja kiiduväärt tulemust. Nii, Mattias Viljamaa, mees, kes on meil olnud ka siin juba Evika Rahvameeste sarjas pedestaalil. Ja eelmine aasta Kambjas ka võistelnud. Jõgeva mees, koos Rometiga nad seda tulid. 25 sekundit on kulunud, Mattias, hoia, kannata ära, sul on hea positsioon. Sa pead hoidma siit hea tulemuse. Kannata, Mattias, 35 sekundit on. Ja kohtunike märkusi ja nüüd tuleb 41-34. Tugevam kaugushüppes, aga loomulikult ega sul trumppalas võid ka ebaõnnestuda, nii kaua kui Teivas hüppes nulli sai. Et siin on samamoodi, et igal ühel natuke oma tugevamad alad, nõrgemad alad ja kokkuvõttes pead sa tegema kõik alad stabiilselt, et olla siis pedestaalil või siis üldse saavutada esikoht. Ja igal pool on erinevad võistlusalad. On küll rehvi kantimine, kohvrite kandmine meil Sakuala, mis siis sponsori alana meil igal pool läbi sarja käib ja Baltali rehvid, kuid erinevaid võistlusalasid on veel. Täna näiteks on maakivid esmakordselt selles sarjas sees, oli Kivienn esmakordselt sees. Ja Romek Velt on see mees, kes siis 35 sekundit on praegu raskust hoidnud, on võitlemas siin Kambja Karu 2017 tiitli eest ja Valgamaa väikese tiitli võidu sai Romek juba ja Romek on Evika Rahvameeste sarja juhtimas. Tal on vaja saada siit ka head punktid kätte, et kindlustada oma edu veelgi. 55 sekundit on, 1-0-3 oli Kaido Sirge aeg. Kas hoiab Kaido Sirge aeg? 1 minut on täis. Kas jõuab Romek veel hoida siit, kes teeb siit ala võidu? 1-0-5, 46 on see aeg ja võttis siit ala võidu Romek Velt ja kindlustas oma edu täna veelgi. Nii, see ala on läbi ja tuleb meil viimane võistlusala kohe hetke pärast maakivid. Teised mehed tõusid jälle. Enda järgi võid panna, jah? Ja mitmed mehed võrsite punktidel ja mitmed mehel 1 punkt vahet ja pedestaali eest võistlus käib, aga
Priit alustab nüüd võistlust ja eeldab on nii olemas. Esimene 95 kilo kivi peal, 105 kilo. 105 kilo mehel endal kaalu 87 kilo. 87 kilo mehel kaalu ja 105 kilo. Mees on igalt aplausi väärt 115 kilo. 115 kilo, igavesti halva kuju kivi. Eestlasest tera, teiselt poolt ümmargune. Ma ei hakka lõhkumast. Nii. Aitab, jah? Ei tee rohkem. Teeme aplausi, Priit on lõpetanud võistlemise täna 2 kivi. Pikki aastaid sa teed kaasa rõõmas. Esimene kivi on peal. Peal. 2 kivi on peal. 115 kilo, kivi on peal. Neljas põru, 120 kilo, 120 kilo. Sest ümmargune kivi. Ergutame nüüd, ergutame, kivi on süles. Kivi on süles. Läheb, väga hästi. Neli kivi on peal. Selle pead ära panema. 30 sekundit. Läheb. 125 kilo. 125 kilo, üks kivi. 135 kilo, kivi peal. Väga hea, kiiremini. Väga. Ja läheb. Rütta peale, 125 kilo on peal. Davai, pane ära see. Siis juba aeg otsa saab panna ära. Kõigest minutit on kontrolliaeg. Ja aeg sai täis, kontrolliaeg sai täis. Tegelikult tõsta küll. Aeg sai lihtsalt otsa. See õhtu kella 7 paiku, kui rahvast siin platsi peal rohkem. Nii, ja Ristas alustab 95 kilo kivi peal. Ja elame kaasa, 105 kilo. Noor mees üle 1,90 m pikk, Läti vägilane. 105 kilo. Kui see mees veel natukene massi ka kogub, siis on ta tõesti igatipidi vägilase mõõtu. Ja 115 kilo kivi, 115 kilo. Ja on peal, nii. 3 raskust peal, kokku 6 kivi, pool distantsi läbitud, aga raskemad kivid veel ees. 120 kilo, suhteliselt ümmargune kivi. Mehed siin kiviliimi ei kasuta, ehk siis atlaskive tõstakse tihtipeale sellise kiviliimiga nii-öelda, mida siis ka sarnased käsipalurid kasutavad, et pannakse käe peale, et paremini püsiks see, või see haare oleks tugevam, kuid maakivide tõstmisel ongi just seesama see maamehe haare, et sa pead olema lihtsalt lolli jõudu peab palju olema, et see kivi sealt kätte saada. See ei ole lihtne kangi tõstmine, vaid see näitab ära selle ehtsa loodusliku jõumehel. Nii, kivi on süles ja nüüd tõsta ilusti peale, pikk mees, käed tuleb ära siduda, et siis ei kukuks kivi maha, nüüd on selja jõudu vaja. No ei tule. No kas proovib veel, ergutame veel. Läheb, Richard, Ješo, ma proovin, Ješo. 10 sekundit on aega. Aga ei, teeme aplausi. Richard on lõpetanud tänaseks võistlemise, saab kirja 3 kivi. Kaido siis saavutas teise koha eestikatel ja teeb ka rahulikult sobikorras, nagu näha, siis 1,17 ja 95 kilo raskus peal. 105 kilo, pole probleem, 135 kilo mehel endal kaalu, sama palju kui see kõige raskem kivi täna. 115 kilo kivi vastiku kujuga, aga võtab rinna peale lausa ja tõstab selle sinna peale, mingit probleemi ei ole. 120 kilogrammi, suhteliselt ümmargune kivi. Seal on vaja head tugevat haaret, kõigepealt siis põlve peale. Võib saada komistuskiviks, 125 kilo on järgmine, aga op, tasakesi, kivi alla ei jää ise. Nii, nüüd on võtab vist täitsa rinna peale olemas, tubli, teeme aplausi, 4 kivi. Nii, 5 kivi on 125 kilo, kuid natukene parem kinni võtta, on alumine külg lapikum.
nii, ja lähme kaasa Kaidule, ergutame. Aeg jookseb armutult, 90 sekundit on aega vaja seda rasket tööd teha. Ja nii, kas jõuab tõsta ka 135 kilo kivi? Aeg on veel 30 sekundit. Kui kohe hakkab tõstma, siis kindlasti jõuab 135 kilo. Kas näeme täna mees, kes kõik need kivid ära tõstab, aga Kaido siiski loobub. Ja 5 kivi sai kirja. 50 kilo. Nii, ja Marko nägi, nii juhtus, tasakaal läks ära paigast. Ei rapsi Marko. 95 kilo peal, 105 kilo. Ergutame publik, näete, kui mees loobib kive. Läheb. 5 kivi on tõstetud. Nii, 115 kilo, ilusti rahulikult sülle see kivi. Tasakaal paika, kivis üles. Nüüd tõuse ilusti. Jalas jõudu sul on, seljas jõudu on. Nii, 120 kilo. Ja pere kõrvalt toetab rahulikult, ära rabista. Jäätakse kaasa. Võistluse ärevusega ikka mõned asjad võivad ununeda, tehnilised elemendid. Nii, ja tõuse nüüd Marko. Peal, olemas. 125 kilo. Samamoodi rahulikult sülle ja peale. Kas jõuab ka Marko 135 kilogrammi kivini? Kohe saame teada, enne vaja 125 kilo kivi ära tõsta. Davai Marko, nüüd läheb, ergutame rahvas. Davai läheb Marko. Ja on peal. Nii, kas näeme nüüd ka 135 kilo tehakse tuul alla? Aga reistama natukene krampi. Aeg jookseb armutult. 10 sekundit on jäänud, ütleb Tarmo. Aga läheb 5 kivi. 1.07.16. Brändi kinkekaart, kinkekupong siis on võitjale 200 ja 100 järgmistele kohtadele, kui Raimo Rüütel alustas võistlust kivi peal. Abimehed aitavad, et kivi läheb sinna rehvi sisse ikkagi 105 kilo, 115 kilo kivi peal. Ergutame, 120 kilo kivi. Väga hästi. See on mingi lahja. Jah, kõrvalt kaasa hõikab, see on mingi lahja kivi. See, kui veeuputus tuleks, see kivi ujuks vee peal. Nii, 125 kilo kivi. Väga tubli. Läheb ja see on olemas. Lükka see rehvi sisse, on olemas. Abimehed vaadake rehvi üle ilusti, et see alla ei kukku. 135 kilo, viimane rehv. Viimast rehvi hoidke kinni, abimehed. 135 kilo kivi. Hoidke viimast rehvi ka kinni, et alla ei kukku. 135 kilo, Raimo tahab selle ära tõsta, et paneb järgmised mehed paika, siis näete, et te peate tõstma kõik 6 kivi, et mind võita on Raimol kindlasti mõtetes praegu. Kivi on süles ja kivi on peal. 135 kilo kivi, 6 kivi. Meie lõunanaaber on alustamas. Tema jaoks on tegelikult nagu 7. kord juba. Ta peab 6. ala, sest ta tegi eelmise ühe ala kohvite kandmist tegi 2 kordust. Hästi läheb tempokalt, abimehed aitavad rehvi kinni hoida, tuleb rehvi sisse tõsta see kivi ilusti. 115 kilo kivi olemas. Hoidke järgmist rehvi kinni, 120 kilo. Maris paneb päeva kinni, et te näete, milline tempo on peal. 125 kilo kivi. Nii kui kinni haarab, on kivi süles peal. Tõsta rehvi eest ära. 135 kilo kivi. Mees 2 korda hingas sügavalt. Mehel oli 104 kilogrammi, minu arust hommikul kaalu. Väga hästi tõsta. Vot see oli sooritus. Väga varianti ei jää. Kui nüüd Liidon on arvustanud 95 kilo peal, läks edasi, väga hästi läheb Liidon. 105 kilo olemas, väga hea. 115 kilo kivi. Esimese ala võidu võitis väga pikalt Liidon Mürgimäe, kui keegi veel ei tea. Aga praegu on 3 kivi peal, 120 kilo. No elame kaasa, klassikatõiste taustaga mees on Liidon Mürgimäe ja Riho Kägo, kes juba tegi ära 5 kivi, samamoodi klassikatõisted on täna tegemas siin maakivide tõstmisega küll kõvasti silmad ette ka nendele meestele, rammumeestele, kes juba pikemalt võistelnud ja nüüd on peal kohe 125 kilo kivi, 5 kivi, väga hästi. Liidon on esimest korda, mees on esimest korda rammumehe võistlusel ja 135 kilo, proovi tasakaal paika saada ilusti ja siis sülle.
mees on esimest korda rammumehe võistlusel. Proovi saada see sõrm sinna ilusti alla ja tasakaal. Üks käsi eespoolt, teine natuke tagantpoolt ja põlve peale see kivi. Läheb, ergutame, kivi on üles. Kivi on maha ja lase viida. Oi, ja tõsta üles, ei jõua. Tõsta üles ja üles. 6 kivi. Uskumatu mees. Tuleb esimest korda rammumehe võistlusele ja teeb sellise tulemuse. 1.15.98. No ei andnud grammi võrki järgi. Jõudis ka 6 kivi meeste klubisse. Küll natukene tegi tagasihoidlikumalt selle, aga 6 kivi, igati kõva tulemus, absoluutselt. Ja tihtipeale, mille pärast täna me erinevas ära, kukkus teiselt kolmandaks ja lisaks läks palju punkte, kuid nüüd on võimalus Matjasel tulla uuesti, päästa oma seda positsiooni. 2 kivi läheb väga kiiresti, 115 kilo kivi. Tasakesi. Rahulikult, Matjas, ära rabista. Serva peale jäi see kivi, korralikult tõsta üles, Matjas. Kivi korralikult sinna peale. Nii on olemas. 120 kilo. Ja anname Matjasele kaasa. Väga hästi läheb Matjasel. Jõgeva mees võistlemas ka see aasta Eviku rammumeeste sarjas väga hästi. On olnud ka meil juba esikolmikus etappidel. Ja 125 kilo peal. Kas tuleb 135 kilo kivi ka? Ergutame nüüd Matjast. Ergutame, aplodeerime, elame kaasa. Lihtsalt elame kaasa. Hõikame, aplodeerime, 135 kilo kivi on süles. Kivi on süles Matjasel. Väga hästi. Seo käed ära ilusti ja tõsta peale see kivi. Lükka sinna ja saad selle kivi peale. Natukene küll jonnis vastu ja sai peale 135 kilo kivi ka. Oma viimast ala ja vile on kõlanud. Kivi peal. Abimehed kiiresti ja aitavad rehvid paika seal. 105 kilo kivi peal. 115 kilo. Kivi peal. 120 kilo. Tuleb, ei raiska aega. Läheb, Kaido, elame kaasa. 3 kivi peal, 4 kivi Kaidol. 120 kilo. Kaido on praegu teisel positsioonil. Matjas Viljamaa tõstis kõik 6 kivi ära. Matjasele Kaidol on küll mõnepunktiline vahe, kuid siis sõltub väga palju ajast, ja 125 kilo. Kaido heitas natukene põlvega veel siit. Et kõik on lubatud, peaasi, et see kivi peale saaks sinna. 135 kilo kivi. Ka ergutame nüüd Kaidot. Kaido on samamoodi meil siin sarjas väga hästi kaasa löönud, etappidel osalenud ja ka kuulub sinna ettepoole meeste arvestuses. Ja no ei ole see on see maakivi. Nad on erineva kujuga. Raskus on ühel pool ääres kuskil, midagi ei ole teha, no tuleb saada see nurk kätte sealt. 4 meest on 6 kivi ära tõstnud, hädasti oleks vaja see kivi on süles. Hädasti oleks vaja see kivi peale saada, et olla meestega konkurentsis. Nii, ja kas nüüd on kivi peal, lükkas ja rõnnis ilusti ära ja on kivi peal. Teeme aplausi, Kaido sai need 6 kivi sinna peale ära. Läks küll aega, mis läks. Nii, aga elame kaasa nüüd, Robek Velt on siis 5. etapp on toimumas, Kambja-Karu tiitle 5. võistlusala ja Robek Velt seda viimasena tegemas. 2 kivi on peal. Romekil on väike edu siin, saab suhteliselt rahulikult tõsta, 115 kilo kivi peal. Nii, 120 kilo, elame kaasa Romekile, et 120 kilo kivi peal. Nii, 125 kilo. No elame kaasa, Romek võtab täna võistluspäeva kohe kokku siin. Nii, 125 kilo. On olemas, nii. Kas Romek tõstab 135 kilo kivi ka ära? No ergutame Romekit, et 135 kilo kivi ikka peale läheks. Siis on ta auga välja teeninud ka siit väga hea tulemuse ja väärt aplausi oma soorituse eest. Nii, kivi on süles. Tõsta nüüd Romek see peal ilusti ja on olemas. On igati väärt aplausi. Mees sai siis viimasel võistlusalal maakivi tõstmise ala võidu ja tema poolt Under Armouri riietuse varustuse ostmiseks endale. Teine koht täna 20 viib sihile väga tubli etteaste Kaido poolt. Ja Eviku rammumeeste sarja 5. etapi võitja
8 punktiga Kambja Karu 2017 on Romek Veelt. Aplausi võitjatele. Ja Romek on praegu see, kes on Eviku rammuste sarja siis ka juhtimas ja veel kord mees kindlustas oma edu. Piltide ka, mitte ainult video. Nii, aga nagu ikka, et ma kindlasti palun veel ühte aplausi.